Tere tulemast siis esimesele Kaia Akadeemia õhtuloengule number 1. Ja enne kui ma hakkan rääkima, kes siin istub ja, mis mees ta on, teen lühikese sissejuhatuse. Need vastloodud sihtasutus Kaia Akadeemia alustab siis uue hooga ja see hoog sisaldab ka mitte ka, vaid sisaldab siis ka sellist formaati nagu õhtuloengud. Ja meil on plaanis hakata neid õhtuloenguid tegema kord kuus. Üldjuhul, kuidas see siis nüüd oligi, et iga teise nädala neljapäeval vist. Kolmapäeval, jah. Aga järgmine on erand juba, on 8. jaanuar ja siis tuleb meile rääkima teadvusest Alar Tamming. Ja kindlasti tuleb palju huvitavaid inimesi, et mõte ongi siis ka selles, et me saaksime inimestele ettepanekuid teha, kellest me arvame, et neil on midagi huvitavat öelda ja kutsume, et tule tee Kaia Akadeemia õhtuloeng. Ja niimoodi me siis pihta hakkamegi. Ja Kaia Akadeemial on plaanis erinevaid formaate. Järgmisel aastal ka, ütleme siis sellised avatud ruumid, kuhu igaüks on oodatud. Tulevad siis kursused ja palju muud, aga sellest kõigest järge mööda. Aga nüüd ma tutvustaks inimest, kes siin istub. Tema nimi on Mihkel Kangur ja me Mihkliga tunneme teineteist just nimelt Kaia Akadeemia kontekstis, kusjuures siis 11-12 aastat. Ehk võib-olla oluline ongi ajaloolise tõe huvides öelda seda, et Kaia Akadeemia alustas esimese loenguga, kusjuures siis 14. aprillil 2014, aga samal sügisel toimus siis juba nii-öelda Mihkli ja Liisa juures ehk siis tollases või ka praeguses Tallinna Ülikooli ökoloogiakeskuses, enam-vähem selline nimi, jah, 8-osaline loengusari ökokogukonnad ja jätkusuutlikkus või midagi sinnapoole. Aga et see oli tõesti päris põhjalik ja miks ma seda mainin või ütlen, ongi see, et sellest loengusarjast tegelikult saigi Kaia Akadeemia paljuski hoogu sisse. Ja Mihkel on siis ökoloog ühelt poolt, teiselt poolt siis pedagoog, aga eks ta räägib ise, et igal juhul väga selline huvitav ja sisukas kombinatsioon, mida väga tihti ütleme siis sellises sügavuses ei esine, ehk et ökoloogia ja õppimine ja pedagoogika ühes inimeses koos. Nii et pikemalt ma ei räägi ja kuulame nüüd huviga, mida Mihkel meile hakkab rääkima teemal õppimise ökoloogia. Palun. Jah. Aitäh ja tere kõigile. Aitäh mind siia kutsumast. Eks ta on selline ikkagi suur au, ütleme, avada sellist loengute sarja ja tekib see tunne, et oleks pidanud natukene võib-olla rohkem veel ette valmistama, aga mingi loo otsaga ma hakkan ikkagi tasakesi minema ja ma olen teinud terve rea märkmed endale, et millest võiks juttu rääkida ja ma ilmselt ei jõua väga palju nendest teemadest ka läbi võtta, mis näitab ühtlasi seda, et see kontseptsioon mul ei ole veel peas lõpuni läbi töötatud, aga seda enam ma olen tänulik tänasel õhtul, et iga kord, kui mul on võimalus seda enda peas olevat mõtete virvarri kuidagi väljendada, seda selgemaks muutuvad need asjad ka minu enda jaoks ja siis sellises seltskonnas seda teha
on kindlasti väga hariv ka minu enda jaoks. Nüüd, enne kui ma lähen loengu juurde, ma annan igaks juhuks nendele, kes ei ole Kai Akadeemiaga võib-olla nii palju kokku puutunud, edasi ka mõningased hoiatused. Nimelt, et sellest Toomas ei rääkinud, aga tegelikult need kogemused, mida Kai Akadeemia pakub, võivad olla väga-väga tõsiselt elumuutvad. Et minuga see tegelikult täpselt selliselt läks, et sellel hetkel, kui Toomas sattus tulema tegema hoopis mingisuguse teise uuringu intervjuud ja me jäime rääkima ja sellest sündis see loengusari siis Ökoloogia Keskuses, mida ma tollel ajal juhatasin ja ma sain siis selliselt katust ilusasti pakkuda, mis oli selgelt omakasupüüdlik, sest et siis meil kõige mugavam selles loengusarjas ka osaleda. Et pärast seda on toimunud väga-väga palju muutuseid ka minu elus. Et Toomas saabus enda selle loengusarjaga väga õigel hetkel, kus selleks muutuseks ma olin ilmselt ka siis parajalt valmis. Ma tegutsesin teadlasena, juhatasin Teadusinstituuti ja ega ma ei olnud tegelikult päris täpselt selleks valmis, mis siis juhtuma hakkab. Ja üks selline olulisemaid muutusi või õppimisi, mida ma sealt võib-olla kaasa võtsin, oli see, et ma õppisin mediteerima. Et Toomas ilmselt mäletab ka, kuidas me Liisaga mõlemad kahekesi, kes me Kai Akadeemias käisime, meil oli see teadlase mõtlemise haridus või see, kuidas teadlane, et ta peab kogu aeg mõtlema enda teadustööle. Et see oli nii tugevalt sisse juurdunud, et me ei suutnud nende mõtterännakute aegadel ja selliselt me ei suutnud mitte kuskile ju minna. Et kõik käisid seal tohututes koobastes asjades, jube põnev oli kõikidel teistel ja meie ei saanud nagu eriti mitte midagi sellest osa. Aga pärast seda olen ma sellega järjest rohkem ise püüdnud tegeleda. Ja midagi kumba pidi ma sellest nagu räägin. Et no vahet ei ole. Selle aasta kevadel ma sattusin käima Nepaalis ja Indias ühel väiksemal retkel. Kõigepealt Indias mõned päevad ja seal ma külastasin erinevaid templeid. Me olime ühe sõbraga kahekesi ja siis tegime selliseid väikseid külaskäike, osalesime erinevatel tseremooniatel ja see kogemus läks järjest sügavamaks. Ja siis seal sellise Rishikeshi lähedal on selline koht nagu Vashishtha Gufa, väike koobas pühamu. Ja seal ma sain sellise väga sügava meditatsiooni kogemuse või sellise väga hästi sügava kogemuse selle kohta, et kõik ongi üks. Et ökoloogina nagu ühest küljest teadlasena on see kontseptsioon ju nagu peas olnud ju kogu aeg, et kõik ongi üks suur tervik ja nii edasi, aga et seda kogemust kogeda sellise hästi, ma ei oskagi öelda, sellise hingelise, sisemise kogemusena oli sellel hetkel, ta tuli ilmselt õigel hetkel, see saatis kogu mu reisi, see mõte sellest, mida ma seal kogesin. Lühidalt kokkuvõttes see kogemus oli sellest, et me kirjeldame Jumalat või me oleme kirjeldanud Jumalat, aga see ei ole mitte kunagi andnud edasi seda terviku kogemust ikkagi nii, nagu ükski foto ei suuda edasi anda ühegi inimese kohta tema terviklikku olemust ju. Et seda peab ise kogema mingisugusel hoopis teisel tasandil, et seda teha, aga et inimestele seda kuidagi selgitada, siis on erinevad religioonid püüdnud kirjeldada seda läbi sellise jumala kogemuse, aga see kõik ongi lihtsalt üks ja meie kõik oleme selle juures üks. Ja see on nüüd nagu saatnud mind ka selle mõtte kujunemisel veel sügavamalt,
kuidas seda üksi olemise kogemus saaks nagu noh, teised ka kogeda siis või mis selleks nagu teha on võimalik või vaja, et ma ei usu, et selleks peab nüüd ilmtingimata Indiasse kuskile koopasse minema, vaid pigem peab minema iseendasse võib-olla natukene rohkem. Aga teine elu mõõtev kogemus või ütleme selline areng, mis on Kai Akadeemia tagajärjel tekkinud, et nüüd siis 5 aastat tagasi või 5-6 aastat tagasi oli meil üks suurem rahvusvaheline projekt Kaia rahvusvahelise sihtasutusega, Kaia Foundationiga, nende juhtimisel, kus siis töötasime koos välja Kaia kooli gümnaasiumi õppekava ja täiesti noh, asjad ei ole ju juhuslikud, vaid täitsa sellised siis sattuski, et mu hea abikaasa Liisa Puusepp sai tolle projekti ajal ka direktoriks Rakvere riigigümnaasiumi, siis täitsa läks niimoodi, et me tegime kogemata 2 ühes. Et oleme saanud võimaluse luua ka ühe riigigümnaasiumi, mis töötab üsna paljuski nendel põhimõtetel, mida me püüdsime kirja panna siis Kaia gümnaasiumi õppekava koostamisel. Ja me võime praegust nagu öelda, et tegelikult mahub see Kaia hariduse kontseptsioon väga ilusasti riiklikku õppekava ja põhikooli ja gümnaasiumiseaduse ja kõikide selle suure regulatsioonide virvarri sisse, et noh, kui ise nüüd julgelt võtta neid, siis ta toimib väga hästi. Ja mulle tundub, et õpilased on ka saanud nagu päris hästi haritud kõige selle juures, et see võiks anda selle kinnituse, et õppimine on võimalik ka riikliku õppekava tingimustes, et on võimalik seda korraldada küll ka niimoodi, et riiklik õppekava ei takista nüüd küll kuidagi kooli toimimist või hariduse andmist koolis, et on võimalik kõike teha. Aga et sellise üks olemise kogemus kuidagi nagu edasi anda, ma ilmselgelt kukun sellest ka praegust läbi, nagu ma ütlesin juba, aga natukene proovime siis ja ma ei ole tegelikult väga suur loengute andmise inimene, et kuigi ma annan ka praegust veel ülikoolis kirjade järgi loenguid, aga need pigem ma olen püüdnud viia aruteludeks, et seetõttu ma loodan, et pärast mõningast sissejuhatust järgnevad ohtrad küsimused, aga kusagil mingil viisakal ajal ma peaksin ikkagi lahkuma, sest mu üks suur õpetaja, pikakarvaline kolli Leo, ootab hirmsasti kodus pissile minekut. Aga alustame õppijast, et mind häirib viimasel ajal üha rohkem, see ei ole nii tugev häirimine, et nüüd peaks tohutult kuskile käed õhus vehkimas, jooksma ja karjuma selle peale, aga et kui me räägime koolist ja kui me räägime koolis toimuvast, siis räägitakse hästi palju sellest, mida õpetaja seal koolis teeb, aga minu maitse jaoks või kuidagi liialt vähe me räägime sellest, aga mida õpilased seal koolis teevad, mida teevad õpilased koolis sellel ajal, kui õpetajad tegelevad õpetamisega, et nad ei pruugi olla sama tegevuse juures ilmtingimata, sest et iga õppija ise on üks äärmiselt suur ökosüsteem omade süsteemi tingimustega, omade tervikutena ja nüüd jõuda seal õppijani vajaks minu meelest nagu tunduvalt suuremat tähelepanu selles osas, et märgataks, et kes inimene seal üldse klassis on, kes ta nagu toimimas on. Aga võib-olla ma seda teed pidi praegust edasi rohkem ei lähe, sellepärast, et ma keskenduks siin rohkem täiskasvanud õppijale, mis on mõnes mõttes lihtsam.
et täiskasvanud õppijale saab lihtsalt öelda, et aga õpi ennast ise tundma ka, tegele sellega, et sa õpid iseennast tundma, et kes sa ökosüsteemina oled, mis on sinu põhivajadused, seda ma usun, et ka ei pea hakkama rääkima, et mis need, kuidas nälg, külm, hirm, kuidas need meie õppimist takistavad. Samas uni, liikumine, emotsioonid, suhted, kuidas nende, kui suur on nende roll õppimise juures, et me ise õppijatena peaksime märkama seda, millisena me toimime sellel hetkel, kui me asume õppima. Õppimine ei ole kunagi juhus, kuigi öeldakse, et õppimine juhtub, aga ta ei ole juhuslikult toimuv sündmus, vaid ta on kuidagi interaktsioonis ümbritseva keskkonnaga toimuv muutus õppija peas. Ja see ei ole mitte kunagi juhus, kus kohas õppimine juhtub. On nii nagu ökosüsteemid ei kasva juhuslikult seal, kuhu nad nagu sattunud on, vaid nad on, kõik ökosüsteemid toimivad ikkagi teatud keskkonnatingimuste juures. Ökosüsteemid ei paikne juhuslikult, nii õppimine ei saa toimuda juhuslikult juhuslikes kohtades. Ja samas me saame leida, nii nagu me saame leida ökosüsteeme kõikjalt maal, nii me saame leida ka õppimisväärset õppimisvõimalust. Meil on võimalik õppida absoluutselt igas paigas. Lihtsalt iga paiga jaoks võib-olla tuleb valida, mida sa seal õppima asud, et võib-olla enda partneri kõige intiimsemaid vajadusi, kui tundma õppida, ei ole mõistlik näiteks trammis. Et mõistlik oleks võib-olla leida selleks privaatsem koht, on ju, ja nii edasi. Et leidkem endale see koht. Õppimine juhtub harva üksinda. Aga me saame alati valida ise selle rolli, millise rolli me õppijana võtame õppimises. Kas me võtame lihtsalt kuulaja, et kuulame siis midagi, kedagi, mingit raadiosaadet, oleme selgitaja, kes hakkab ise rääkima, selgitab midagi, see tavaliselt õpib kõige rohkem. Küsimuste küsija, küsimusi võib küsida väga erinevalt, võib ka küsida väga kiuslikult, skeptiliselt, kõike vaidlustada. Samas võib küsida ka sellise toetavalt, soosivalt, uudishimulikult. See, kuidas sa ise õppijana suhestud õppimisse, kuidas sa ise suhestud sellesse, kellega koos sa õpid, see hakkab määrama seda, kuidas ka sinule reageeritakse. Et minnes kuidagi negatiivselt, vaenulikult selles õpisituatsiooni, siis see kindlasti ei too kaasa kuidagi mingisugust positiivset tulemust. Seda võib tihti koolis märgata, et see teismelisus mingil hetkel välja ja siis on vaja toime tulla sellega, et tal on vaja sellel hetkel protestida, siis seda aidata, suunata kuidagi õppimisse paremini. Kõige enam õpib see, kes kõige rohkem räägib. Kui te mõtlete klassiruumis toimuvale, siis seda kiputakse seal natuke tagasi tõrjuma, et räägib üks inimene üldiselt korraga ja lapsekooli valmidus iseloomustab see, kui ta suudab 45 minutit vaikselt tööd teha. Et see ei tundu olevat kõige tõhusam õppimise viis siis, ja kõige rohkem õpib selliselt inimeselt, selle inimesega koos, kes ise püüab samal ajal ka ise ennast kuidagi arendada, et ta ise areneb selle juures, et ta teab, et ta ka uurib seda asja alles, et lihtsalt minna õppima inimesega koos, kelle jaoks kõik on absoluutselt selge, mitte mingisuguseid küsimusi enam ei ole. Konspekt on aastast 68 juba valmis kirjutatud, et siis ei pruugi see õppimine seal olla kõige tõhusam.
sest info ammutamine ei ole sama, mis on õppimine. Et kui jagada selline nagu toidupüramiidiks teha see info töötlemine ka, siis võib-olla võiks seda kirjeldada selliselt, et meil see kõige alus, kõige tüsedam osa õppimises võiks olla selline mingi kogemuse saamine, millegi praktiline läbiviimine, vestlus, arutelu. Noh, keskosas võiksid olla sellised üksinda läbiviidavad asjad nagu artiklite lugemine, raamatute lugemine, mingisuguse video vaatamine, mingi loengukursuse järgi vaatamine või midagi sihukest. Ja kõige väiksem meie menüü osa võiks siis olla selline lühiklippide, meemide, tsitaatide, väga kiirete ampsude võtmine, mis sageli võivad olla suhteliselt sisutühjad. Noh, et söögiga suhteliselt hea paralleel siin, et kiired tühjad kalorid võivad meid küll paksuks teha, aga midagi head meile juurde ei anna. Kui ainult seal tipus tegutseda, siis jääb paraku ka see vundament meil väikseks, et ega me midagi suurt ju ei õpi selle käigus. Mis eesmärgil sa õpid, kas ainult selleks, et ära teha eksam, isiklik kogemus sellest, kui õpetaja kutse saamiseks läksin uuesti magistratuuri ja siis üks õppejõud küsis, et kas ma tahan selle töö eest saada ka hinnet või kuidas me nagu teeme. See, mul ei ole hinne oluline, siis ta imestas, et aga miks sa siis tulid ülikooli tagasi, kui sa hindeid ei taha. Et mõelda selle peale, et ma õpiksin midagi sellepärast, et ma 3 või 5 või mingi aja pärast ma oskaksin mingit asja palju paremini. Et ma oskaksin mingites asjades kaasa rääkida, et minust kujuneks mingisugune, mitte arvamusliider, aga ekspert mingisugustes küsimustes, et see on eesmärk, mille nimel tasub pingutada. Kuidas näiteks õppida demokraatiat või kogukonda või autonoomiat, et seda ei saa õppida eksamiks ära, vaid seda me ilmselt õpime ka kogu elu. Ja suurtel asjadel on üldiselt väikesed algused, kusagilt tuleb pihta hakata, et alustada iseenda muutmisest, kui me tahame, et midagi muutuma hakkaks, siis muudame ise kõigepealt enda juures neid asju, mis muutusi me näha tahame. Nüüd järgmine teema võib-olla oleks see, et kui me õppijana iseennast oskame juba reguleerida ja juhtida, siis on küsimus võib-olla see, et miks me peaksime õppima ökoloogiat. See on nüüd viimasel ajal kuidagi siin sügisel taas hästi teravalt üles kerkinud, kui me vaatame, millised teemad on suurelt ajakirjanduses ka, et see on juurde tulnud meile mõiste ökoloogiline kirjaoskus, et kas me saame aru, milles me elame ja millest me elame. Et kas me saame päris täpselt ühiskonnana aru, et mida me lõhume praegust ja millest me selle käigus ilma jääme. Taas siin, et meie ellujäämise tase, kõige elementaarsem, kõige baasvajaduste rahuldamiste tase on meil seotud sellega, et me teame, et me sõltume täielikult sellest, kuidas ökosüsteemid toimivad, kuidas saab toit meie lauale. Kui me saame aru sellest, et majanduskasv on otseselt sõltuv energia tootmisest ja tarbimisest ja need 3 tükki on lahutamatud keskkonnakahjudest, siis mida me saame siin muuta ja mida me ei saa selles kolmikus muuta, mis on need muudetavad, mida meil on võimalik muuta ja mida meil ei ole võimalik muuta, et meil ei ole võimalik muuta ökosüsteemide toimimise alusprintsiipe, aga meil on võimalik muuta enda käitumist nende suhtes. Sellisest elementaarsest ellujäämise tasemest järgmine tase, miks me peaksime õppima, on tähenduse tase, et kes olen mina selles suures süsteemis, selle suure süsteemi osana. Et oluline või sellise enda kasvamise mõistes, et ei ole sellist asja nagu mina ja loodus, vaid mina looduse osana.
jõuda selleni, et aru saada sellisest looduse osaks olemisest. Selle aluseks on see, et me teame, kelle osa või mille osa me oleme, millest, kellest, kes see osa selline üldse on. Psühholoogiline tase, kui me õpime maailma tundma sellise üksikute pildikildudena lihtsalt, millisena ta võib väga kergesti juhtuda, et koolisüsteemis või sellise pinnapealse õppimisena võib see väga kergesti juhtuda, et üksikuid täppe siit ja sealt, siis see paraku tekitab ka sellest süsteemist võõrastust, et metsa asemel saamegi kogemuse, et tegu rohemassiiviga ja need kevadeti metsadest pesitsevad linnud võivad ju minna ka mujale, näiteks Lätti. Need on tsitaadid poliitikutelt. Ökoloogia õppimine annab mõista loogikaid ja seoseid, et on väga tihti võrreldud või on olnud väga pikad kontseptsioonid, et ladina keele õppimine aitab meil kuidagi aju treenida, matemaatika õppimine aitab kõik aju treenida. Ja kõik see võib isegi tõsi olla. Võõrkeelt õppimine on kindlasti äärmiselt kasulik. Aga selleks, et me hakkaksime mingisugustest süsteemidest aru saama, me võime osata inglise keelt, aga kui me ei saa aru, mida Shakespeare kirjutas, mis on tema alltekstid seal, siis me ei ole ju tegelikult temast aru saanud. Et keeled võivad ju suus olla, aga kui arusaamist ei ole, kuidas see kultuur toimib, mida see keel kannab, et siis on ka sellest keelest vähe kasu, nii nagu ka matemaatikast on vähe kasu, kui osatakse ainult töövihikut täita ja valemeid järgida, et matemaatika kui keel aitab kirjeldada meil seda keerukat süsteemi, võiks olla ju meile abiks. Et mõista neid seoseid, see aitab meil mõista neid tähenduslikkust, mis on ökosüsteemidel, miks nad on. Ja selle tähenduslikkusega on võimalik iseennast ka seostada. Ökoloogia õppimiseks võib-olla me tooks välja 3 sellist õppimise kihti. Me alustaks sellest, et et me saaksime minna kuidagi sügavamaks. Meil on vaja mingisuguseid alusmõisteid, tunda liike, aine energiaringe, mingisuguseid spetsiifilisi osi. Et see oleks sellise süsteemi tundmaõppimise alustala. Mulle tundub, et väga sageli see õppimine selles kohas peatubki või ta isegi ei alga selles kohas, sest et puhtalt alustades ainult selle liikide pähe õppimisega ja me võime ära kaotada selle õppija väga kiiresti, et ta ei tekigi seda sügavamat huvi, sest lihtsalt korrata, õppida pähe, ma ei tea, Eesti aluspõhja geokronoloogilise skeemi mõisted ainult, see ei aita mitte kuidagi sellele süsteemi mõistmisele enesele väga palju kaasa, kui see jääb ainult sellele tasemele, et õpilasele antakse ülesanne see pähe õppida. Kui see tähenduslikkus jääb sealt puudu, siis ta ei õpi seda ära ja tal tekib trots selle edasise õppimise osas. See mõistmine samas on oluline, et süsteem on partikulaarne, ta koosneb osadest ja see ei ole juhus, kuidas need osad omavahel seostuvad. Et seal valitsevad ka teatud reeglipärasused. Nende seoste mõistmine võiks olla teine tase, et me õpime tundma koos nende partikulitega, nende osakestega, millest süsteem koosneb, me õpime tundma ka nende omavahelisi seoseid, aineringeid, toiduahelaid, tagasisidemehhanisme. Loodusteadustes me õpime, loodusõpetuses me õpime kusagil 6. klassis ilmselt toiduahelaid ja see on üks alus, mille pealt tekib sügavam või tekibki see teadmine õpilastes, et liigid on kuidagi omavahel seotud, et üks sööb teise ära, mis on küllalt pinnapealne lähenemine sellele asjale, et meil on liikide vahelisi suhteid tunduvalt enam kui see, et üks sööb teise ära. Aga ma ei ole väga palju näinud, et loodusõpetuse tunnis räägitakse sellest, kuidas liigid üksteist hoiavad, kuidas nad aitavad üksteisel elus püsida. Et selliste kogemuste, tähenduste otsimine selleks, et saada mingi kogemus, tuleb midagi kogeda.
midagi päriselt vaadelda, kusagil päriselt osaleda, ka vestlused teiste ökosüsteemi osadega aitab kindlasti tohutult palju kaasa sellele, et seda ökosüsteemi paremini mõista. Iga kord ei pea need teised ökosüsteemi osad ilmtingimata olema ka inimesed, aga see ei takista meil nendega suhtlemast. Liikidevahelised suhted meil kiputakse mingisuguse ajaloolise kultuurilise pärandina väga rõhutama konkurentsi olulisust, mis on looduses üks vähem ja harvem esinev suhtevorm. Enamus suhteid looduses on kirjeldatavad sümbioosina, mutualismina, kus mõlemad osapooled saavad üksteisest kasu. Sellised suhted on evolutsioonis tunduvalt paremini vastupidavad. Konkurentsisuhted, kus üks saab kahjustada, need tunduvad olevat evolutsioonis tunduvalt kiiremini ära kaduvat, kuna nad ei ole kogu ökosüsteemi, kogu seda tervikut, kogu seda, kus kõik on üks, väga palju edasi aitavat. Samas nad ei ole ka evolutsioonis täielikult välja taandunud, et ju siis on neil ka mingisugune roll ja olulisus. Kõik suhted on olulised, aga et me märkaksime, et need suhted, kus mõlemad osapooled võidavad, on tunduvalt domineerivamad looduses. Sest ökoloogiliste alusprintsiipide tundmine mõistetena võiks olla üks väga hea nipp, kuidas seda süsteemi paremini aru saada, sest et enamus nendest kontseptsioonidest on meile meeltega tajumatud, näiteks ökoloogiline amplituud või ökoloogilised tasemed, süsteemi taluvuspiirid, planetaarsed piirid, millest nüüd viimased 10 aastat on väga palju juttu olnud. Kõiksugu tagasidemehhanismid ei pruugi olla meile nähtavad. Süsteemide üleminekud ühest olekust teise võivad meil juhtuda selliselt, et me ei näegi seda lõpuks, sest me ise taandume nendes asjades, võime ka välja taanduda. Aga pöördelised momendid ökosüsteemides, mis võivad võtta väga kaua aega, pikemat aega kui meie eluiga, kuid ökosüsteemi mõistes on tegu äärmiselt napi kiire hetkega. Kui me hakkame ökosüsteeme õppima, siis me kipume lahterdama asju selliselt, et me inimese poolt loodud asjad proovime kuidagi lahterdada või panna eraldi kappi looduses eksisteerivatest asjadest. Kohati see võiks olla ka mõistlik, näiteks tuumajäätmete puhul. Aga kõik see, mida inimene on loonud, on täpselt samamoodi looduse osa. Kõik sotsiaalmajanduslikud süsteemid, mille osaks me oleme, on täpselt samamoodi looduse osa. Ka meie kultuur on täpselt samamoodi looduse osa, et me ei saa neid lahutada, kui kõik on üks. Ja mõistlik majandussuhe ongi väga mõistlik asi. Me ei pea kindlasti neid kuidagi vastandama. Majandus on loodud selleks, et kuidagi ära korraldada meie enda liigi aine ja energiavood. Samamoodi on olulised meie enda liigisisesed suhted, otsused, mida kasvatatakse, kus kohas, mida tõrjutakse, millisena me kujundame ümber enda keskkonda, samamoodi nagu kujundavad ümber ju ka kõik teised liigid enda ümber. Enda keskkond on kõik liigid ümber kujundamas. Kui te mõtlete näiteks koprale või sipelgatele, kui suur oluline roll on neil ökosüsteemide ümberkujundamisel, samas loovad nad selle käigus elupaiku ka teistele, mitte ei hävita. Ja milline on minu kui üksikisiku roll nüüd kõigis nendes sellistes süsteemides? Kas ma olen lihtsalt kõrvalseisja, nende pakutavate hüvede tarbija või ma olen nende ühise hüve kaaslooja?
Kuidas õppida? Seda meile tavaliselt koolis ei õpetata, seda on väga vähe. Käsitletakse seda meie haridussüsteemis, me üldiselt arvame, et õppija on selle omandanud kusagil varasemates õpiastmetes juba. Ehk et ta peaks olema nagu sündinud siis juba õpioskustega, aga õpioskused ei ole intuitiivselt alati leitavad, võib olla õpilasi, kes kogemata komistavad nende otsa, aga ta on samamoodi keerukas, need on samamoodi keerukad kontseptsioonid nagu ökoloogilised mõisted, aga ökoloogiliste mõistete tundmine aitab mõista natukene ka õppimise enda protsesse. Sügav õppimine on ennekõike meie enda sisemise ökosüsteemi ümberkorrastamine, meie mõtlemise süsteemi ümberkorrastamine. Ja see tähendab, et sellist kiiret õppimist ei saa eksisteerida, kuna nii keeruka süsteemi ümberkorrastamine on aeganõudev tegevus. Me võime kiirelt ära õppida sellel hetkel mingisuguse uue teadmise, uue oskuse, kui meil on seda nüüd ja kohe uuesti vaja. Kui meil on vaja selgeks saada, kuidas teha nüüd õuna focacciat, siis selle kohta leiab YouTube'ist hästi palju videosid need ära vaadates ja siis minnes ja tehes see focaccio ka ära, siis võibki selle kiirelt selgeks saada ja võib-olla mõni teinekord ei pea enam videot ette vaatama. Aga näete ka siin selles hetkes, et sellest video vaatamisest üksi ei piisa. Ikkagi on vaja minna ja see focaccia ka ära küpsetada, et aru saada, kas sa said sellest päriselt aru. Sügav õppimine vajab aega. See on teadmiste ökosüsteemi loomine. Ükski ökosüsteem ei saa tekkida väga kiiresti, siis nad ei ole stabiilsed. Me saame luua monokultuurse põllu väga kiiresti, künname üles, paneme glüfosaate, paneme millegi, külvame sinna maha ja siis kasvab seal. Aga metsa saamiseks ei piisa sellest, kui me oleme puud sinna raiesmikule maha istutanud. Metsa saamiseks läheb aega ikkagi aastasadu veel et uuesti see mets sinna tekiks. Kasv on aeglane, protsessid võtavad aega ja siinjuures kordamine ei ole tarkuse ema, nagu me oleme harjunud mõtlema, vaid õpitava kordav läbimõtestamine, et me erinevates kontekstides, erinevates kohtades meenutame, et pöördume tagasi selle informatsiooni juurde, aga see on kõige olulisem, et me püüame väga erinevates kontekstides ennast selle teadmise osas ennast väljendada. Siin ka selle õppimise juures, kui me õpime midagi, me ei saa õppida monokultuurselt, ehk et me ei saa anda õpitavale tähendust ainult selle õpitava enese kaudu. Et me ei saa selgitada matemaatika õppimise vajadust või keemia õppimise vajadust ainult läbi selle, et sul on vaja seda keemiat selle jaoks, et aru saaksid, mis juhtub järgmisel keemiakursusel või et matemaatikat on vaja ära õppida sellepärast, et selle peale tuleb eksam nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpus. Et need ei saa olla põhjendused millegi õppimiseks. Siis ei saagi, sellest ei toimugi õppimist. Õpitakse ära ainult eksamiks ja rohkem seda ei olegi. Tähenduslikkus tuleb läbi konteksti, tähenduslikkus tuleb läbi teiste teadmiste. Ja me saame anda keemiale tähenduse läbi teiste ainedistsipliinide. Me saame tekitada neid seoseid, seetõttu on märksõna siin lõimitud õppe. Millesse ma ka väga sügavuti praegu ei lähe, aga me teame, et see toimib, sest ta toimib. Eneseväljendamine erinevatel viisidel on selleks võtmesõnaks, et me saaksime kindluse sellest, et me oleme midagi selgeks saanud. Et kust ma tean, mida ma tean, kui ma pole öelnud, mida ma tean.
võiks siin olla see märksõna, et ma pean olema seda enda teadmist kuidagi väljendanud. Ja minu enda väljaütlemistele saadud tagasiside on siis see, mis on selle minu teadmiste kasvupide. Et ma saan selle peegelduse enda väljaütlemistele, kuidas see kõlas, mismoodi see oli, kas ta läks sellesse konteksti. Et see on meie teadmiste hernekepp. Sest kuidas ma muidu päriselt saan teada, mida ma teada sain, millest ma aru sain, kui ma ei saa kusagilt seda peegeldust kellelgi teiselt siis või mõnest teisest kogemusest. Ökoloogias tuntud mõisted nagu häiringud või taastumine, et seda võiks võtta siin kui vigade tegemist, läbikukkumist, mis on õppimise seisukohast äärmiselt tõhusad õppimise vahendid. Need annavad ajule signaali, et aju on milleskis nüüd seda keha, seda ökosüsteemi alt vedanud, et aidata sellel süsteemil elus püsida, peab nüüd aju ennast uuesti kokku võtma ja sellest asjast uuesti püüdma ennast ümber kujundada, et paremini sellest aru saada ja sellest selgemaks saada. Nii nagu konkurents ei ole ökosüsteemides edasiviiv, ei ole ka konkurents mitte kuidagi kaasa aitav õppimise situatsioonides. Pidev enesega võrdlemine kellegi teisega toob ainult kaasa stressi, pidev teistega koos töötamine aitab jõuda lahenduseni. Koos tegutsevad liigid on alati evolutsioonis edukamad. Üksik geenius on müüt, sellist ei ole olemas, ta on olnud edukas teiste mõtete, teiste peegelduste endasse koguja ja nende ümber kujundaja. Geenius saab olla ikkagi ainult koos kontekstiga. Ökoloogia mõistmine aitab, nagu ma ütlesin, juba õppimist ennast paremini mõista. Aju on plastiline süsteem ise, ta allub väliskeskkonnale ja kõik see, mis on ajust väljaspool, on aju jaoks keskkond, ka meie enda keha, aga ka kõik teie siin ruumis, kes te praegust olete, on minule selle asja läbimõtestamise juures, olete te väliskeskkond. Praegust ma saan teie käest suhteliselt vähe tagasisidet, aga ma väga loodan, et mõne minuti pärast, kui ma hakkan tasakesi otsi kokku tõmbama, siin ka jääb õhku niivõrd palju küsimusi ja ebaselgust ja arusaamatust veel, et te hakkate mult küsima küsimusi ja mulle tekivad peegeldused, et kus kohas ma olen valesti aru saanud asjadest või kus ma saan veel selgemalt ennast õppida väljendama. Õpetaja roll on luua ja kujundada see keskkond, mille suhtes saab õppija aju siis areneda. Õpetaja roll ei saa olla see, kes räägib lihtsalt kellegile. Mitte kedagi ei ole mitte kunagi suudetud milleski ära veenda, lihtsalt ära rääkida. See veenduja peab ise siis tekitama selle veendumuse. Et siin on paslik kasutada seda metafoori, et liikumisõpetuses me teame väga hästi seda, et ei ole võimalik jooksma õppida, vaadates tribüünil statal ringi tegevat kehalise õpetajat. Et see ei aita mitte kuidagi liikumist selgeks saada või sportimist selgeks saada. Et kõigis teistes ainetes kipub see väga sageli osutuma selliseks levinud praktikaks, et õppijad vaatavad rääkivat inimest klassi ees, ilma et neil õppijatel tekiks mitte ühtegi seost, suhet, tähendust selles osas, mida see edastatav tekst nende peas peaks tekitama. Nende jaoks on see täiesti tähendusetu teema. Aga sellises keskkondas, millisesse keskkonda me ise ennast ka asetame enda õppimises, millise valmisolekuga õppida, see hakkab määrama seda, kuidas me suudame, kui hästi me suudame enda sisemist süsteemi ümber korraldada.
mida me laseme ajul kogeda, seda aju ka kogeb. kui me laseme tal kogeda 20-sekundilisi dopamiinilakse, siis ta kogebki 20-sekundilisi dopamiinilakse. Ja tundub, et tal tekib tunne, et ta on tohutult pingutanud. Kuidas me kahjustame enda toidu, joogiga, unega, ohtlike eluviisidega enda aju, see määrab seda, kui tõhusad õppijad me saame, efektiivsed õppijad me saame olla. Õppimine on ökosüsteemis oluline selleks, et me suudaksime toime tulla muutuvate keskkonnatingimustega. Me harjutame pidevalt ennast keskkonnaga, mis on pidevas muutuses. Me saame siia tuua erinevaid tasandeid iseenda või sellistest ökosüsteemide tasanditest. Meil hakkab õppimine raku tasandilt pihta. Meie immuunsüsteem on üks tohutult suur õppimise näide, kord kokku puutudes patogeeniga kujuneb sellel rakul välja või siis sellel koel välja kiirem äratundmise viis, ta oskab kiiremini järgmisel korral selle haigusega toime tulla. Indiviidi tasand õppimises on nagu kõige tuntum, et iga kass õpib endale ka ju omad rajad selgeks. Õppimine toimub ka populatsioonide tasandil. Me teame seda, kuidas loomad õpivad kasutama samamoodi tööriistu, nagu on seda õppinud inimene kasutama. See ei pruugi neil edasi kanduda väga pikalt, nad ei suuda seda võib-olla abstraktselt talletada, seda teadmist, et seda edasi panna, aga nad suudavad üksteiselt õppida selle ära, et kuidas mingisuguse dokiga saab kuskilt sipelgapesast neid sipelgaid kätte kergemini. Ja ökosüsteemi tase, biosfääri tase on pidev õppimine pideva muutuva keskkonnatingimustes, mis tulenevad puhtalt ainult kas või laamtektoonikast või astrofüüsikalistest teguritest, mis on kümneid tuhandeid, miljoneid aastaid pikad protsessid, aga süsteem otsib pidevalt endale võimalust, kuidas selles muutuses ellu jääda, kusjuures selliselt, et püüdes ennetada selle keskkonna muutust, et vältida enda hukkumist selles, kui see keskkond, et muuta iseennast enne, kui see keskkond muutub liialt tema jaoks või muuta seda keskkonda enda jaoks sobivaks. Et ökosüsteemid on nende miljardite aastate jooksul suutnud seda teha, toime tulnud sellega, et on ära tihendanud meil atmosfääri, et kosmosest maale langev prügi ei tekita siin enam nii tohutuid plahvatusi, vaid see prügi põleb ära enne meie atmosfääris, on tained leiutanud sinna hapnikku. Me oleme suutnud toime tulla päikesekiirguse hävitava mõjuga. Me oleme toime tulnud ka selle hapniku tapva mõjuga, mille taimed on siis tekitanud sellesse süsteemi. See süsteem pidevalt otsib seda lahendust ja ellu on jäänud selles süsteemis, suures süsteemis need süsteemid, mis aitavad elu elusana püsida. Õppimine kui ökoloogiline kirjas, kus me ei jõua mitte kunagi sellesse seisu, et me saaksime öelda, et me oleme jõudnud nüüd lõpuni. Noh, me kõik jõuame ühel hetkel lõpuni ja siis sellel hetkel lõpeb ka õppimine. Et meil ei ole võimalik mitte kunagi selgeks saada kogu süsteemi, kogu ökosüsteemi tervikuna, kõikide tema suhete, voogude, vastasmõjude. See süsteem on lihtsalt niivõrd keerukas. See annab meile selle tohutu lootuse, et meil on võimalik õppida kuni elu lõpuni, mis on hästi positiivne teadmine. Me saame pidevalt püüelda üha täiuslikuma mõistmise suunas. Oskus näha nähtamatuid aine energiavoogusid, tagasisidemehhanisme, näha nähtamatut nii klassiruumis kui ka ökosüsteemides. Selleks me peame olema nende süsteemidega ka lihtsalt kontaktis. Õppimine ei tähenda lihtsalt seda, et meie ajus on toimunud mingisugused uued ühendused,
vaid õppimine tähendab seda, et me oskame seda õpitut ka kuidagi rakendada, see on muutnud meie käitumist. Õppimine on, nagu ma ütlesin juba siis ka, ma kordan ennast, on säilenõtkuse kasvatamine ehk et meie võime säilitada enda elus püsimist. Siin on, seda saab kogeda kindlasti kõikjal mererannas, aga silme ees minul on siinkohal see mõte, mida me nägime Halifaxis, Nova Scotias. Üks suur puu kasvab seal ühe poolsaare tipus, kes on üle elanud ilmselt aastasadu erinevaid orkaane, mis siis Põhja-Ameerika rannikut mööda ülespoole pürivad. Selle puu taga on püütud, käisime seal, sinna oli istutatud parki, seal on püütud seda parki nagu teha. Need orkaanid on need pargid maha lükanud, need puud ei ole seal suutnud kasvama minna. Üks tohutult suur puu, mille liiki ma praegusel hetkel nüüd ei tule mul meelde, kas mäletad? Tohutult suur puu, aga tema on harjunud selle pidevate nende tormidega, et need puujuured on niivõrd sügavatesse kihtidesse ennast ära kinnitanud, et ta on üle elanud kõik need suured orkaanid. Kui sügavale oled sina enda juured ajanud, see määrab ära selle, kuidas sa elad üle järgmise orkaani. Õppimine on süsteemi pidev taasloomine, pidev taastamine, et ökosüsteemid meie ümber ei ole mitte kuidagi meile lihtsalt antud mingisuguse oleva keskkonnana, vaid ta on pidev muutus, pidev edasiminek, edasiareng. Samamoodi saame meie olla pidevad muutujad, pidevad edasiarenejad nii iseendas, ise nagu õppija, oma perekonnas, enda lähedastes suhetes, kogukonnas, maailmas, mind tervikuna elus hoidvas süsteemis. Me saame õppida pidevalt ennast paremini juhtivaks. Loodus on loomulikult ka ise õpetaja, disainiprintsiibid, selle kohta võib leida tohutult palju materjali. Ma siin täna sellesse minema edasi ei hakka. Loodus kui õpikeskkond, õppimine toimub ikkagi päris kohtades ja õppimine ei lõppe lihtsalt tunnistusega, ta ei lõppe ka lihtsalt mitte ainult meie käitumise muutusena, vaid õppimine on ka muutus meie kogukonnas ja meie maastikul. Ehk et kõik meie õppimised peaksid silmas pidama seda, et see muudaks midagi paremaks meis endis, meie kogukonnas ja maailmas. Süsteemne mõtlemine kui üks alus, ehk et oskus mõelda süsteemides, harjumus mõelda, mis on veel millegiga seotud, neid harjutusi saab igaüks harjutada teha, oskus näha erinevaid stsenaariume, tulevikupädevus, mis on seotud fantaasiaga, mis on seotud hästi tugevalt lugemisega, raamatute lugemisega, kus meil tekivad aiu need kogemused, et valgele taustale mustadest märkidest kujuneb meie peas mingisugune terviklik pilt. See aitab meil luua ettekujutusi, fantaasiaid ja see aitab meil ette kujutada ka paremat tulevikku, mille poole pürgida, kui me teame, kuhu me tahame välja jõuda, siis on palju suurem tõenäosus, et me sinna ka jõuame. Ja see on alus sellele, et me oskame ette näha tulevasi keskkonnamuutuseid, mille suhtes me saame hakata iseennast ümber kujundama, et selles tulevases muutuses olla parem ellujääja ja aidata teistel ellu jääda. Vastutustunne, soov olla pigem lahendus, kui olla osa lahendusest, mitte olla osa probleemist. Me ei saa mõelda selliselt, et keegi teine peab enne midagi kusagil ära tegema, et siis alles siis hakkan mina ka tegutsema. Et
sest alati saab öelda, et midagi peab enne juhtuma, kui mina midagi teen, aga alati saame me ise ka mõelda, et mis siis, et tema ei tee veel seda, mina võin ikkagi seda teha. Ja siis on sellel teisel tunduvalt keerukam jätta näiteks prügi maha, kui ta näeb seda looduses. Isiklik kogemus sellest, enne kui maailmakoristus nii suureks kasvas, käisime ümber Viitna järve rahvusvahelise seltskonnaga ja ma täiesti harjumuspäraselt tollel hetkel astusin lihtsalt džinnipurgist üle ja minu taga tulnud Šveitsi Berni ülikooli paleökoloogia professor, üle 70-aastane väärikas vanadaam, kummardas ja korjas selle üle. Et see piinlikkustunne ei lase siiamaani üheskist prügitopsist prügist sellisena üle minna. Aga toimetulek ka ebamugavustega, ka see on see, mida me saame õppida seda ökosüsteemidest. Et kui me oleme kõrini mudas või pasas, siis ei tohi nina norgu lasta, et püüame ikkagi optimistlikult edasi minna. Et sellise triaadiga erinevatest mõtetest, erinevatest mõttekildudest, mis võiks ju mingi süsteemi ühel hetkel moodustada, aga ma siinkohal lõpetan. Umbes täpselt natuke üle aja. Aitäh! Ja tulen korraks kaadrisse, et ühesõnaga nüüd on aeg siis küsimusteks ja kuna ma tean, et meil siin osad kuulajad peavad varsti ka liikuma hakkama, et kas teil on soovi midagi Mihkli käest küsida, siis võite siia mikrofoni rääkida. Ei pea, aga kui on. Kuidas sulle tundub, et kas need suured süsteemid, mis miljardeid aastaid siin on elu, et kas inimene on ka selleks välja mõeldud, et millegi vastu siin seista kosmiliselt või? See on üks huvitav teema, et ega me päris täpselt ei tea, miks see evolutsioonis selliselt juhtunud on, aga kõik need lood, mis minagi räägin, eks nad saavad ka alguse väga paljudest teiste inimeste lugudest ja see arusaamine sellest, et millegi pärast aine peab ringi käima. Et see ringkäik, mida siis on maailmatanturaamatus kirjeldatud ka kui vanade kreeklastel juba arusaamine sellest, et asjad peavad ringi käima. Ja selles ringkäigust tekivad need asjad meie ümber, planeedid ja tähed ja nii edasi. Et see on mingisugune fenomen, mis on meie universumisse sisse kirjutatud sellel hetkel, kui see suur pauk käis, et siis tekkis hästi palju reegleid, mille kohta me ei tea, et miks nad selliselt on, et miks need asjad peavad ringi käima, miks me peame tiirlema ümber päikese ja päike sellel ajal tiirleb veel ümber selle meie galaktika keskse ja nii edasi, et neid selliseid ringseid liikumisi on meie ümber tohutult palju, et see universaalne reegel on tekkinud ja elu ise ka on üks huvitavat tüüpi küllalt unikaalne aineringe vorm lihtsalt, mis on aidanud seda ainet veel tõhusamalt kuidagi ringi käia ja inimene on selle juures olnud hästi tõhus aineringe korraldaja ka, et me oleme praeguseks hetkeks loonud rohkem, massi poolest rohkem enda sihukest infrastruktuuri, endaga seotud asju, kui maakeral on kõik ülejäänud elusolendid kokku. Et me oleme olnud kuidagi hästi tõhusad, aga sellega on kaasnenud see efekt, et me oleme nende teiste liikide suhtes olnud destruktiivsed. Ja see kipub olema nüüd see koht, kus see biosfäär, see kogu suur elussüsteem on olnud üsna ettevaatlik või ta on hästi osanud sellise tegurid, mis on elu ennast
õpetada püüdnud, et need on välja taandatud süsteemist endast, et see võiks meile natukene nagu ettevaatlikuks meid teha, et sellisel viisil, nagu me siin Euraasia mandri lääne osas oleme harjunud ja millest on siis see arusaamine levinud küllalt laialt üle maailma, ülejäänud süsteemide osadesse nagu suhestuda, et see ei pruugi olla võib-olla kõige konstruktiivsem, et meil on võib-olla võimalus õppida natuke teistmoodi käituma ka ja neid näiteid, kellelt õppida on nii inimeste seas kui ka mitte inimeste seas küllalt palju maal. Kui ma nüüd vastasin su küsimusele. Aitäh. Ja, et enne kui annan sõna Zoomi, et ma küsiks ka ühe küsimuse, püüan seda kuidagi sõnastada. Et ühesõnaga sa oled, ma olen täheldanud, et sinu selliseid, sinule omaseid selliseid humoorikaid, peeneid, ütleme seisukohti siis kogu selle suure temaatika osas, mille nimi on siis õppekava. Ja et olles ise ka tegevõpetaja ja ühe kooli asutajate hulgas, et siis olen kogu selle temaatikaga kokku puutunud. Et ma küll ja neid arvamusi muidugi on alates tõesti, ma arvan, et suurest paugust kuni universumi lõpuni, et milline on hea haridus ja kuidas see kõik peaks toimima. Aga et kuna sina ja Liisa, te olete nüüd mitu aastat olnud ikkagi päriselt on ju suure kooli juhid, Rakvere riigigümnaasiumi, et ma küsiks siis niipidi, et nüüd on ikkagi ju mõned lennud vist lõpetanud, et niimoodi hästi kuidagi inimkeeles, et millal, mis põhjustel tekib see tunne, et vot, et midagi on nagu selle kooliga ikka nüüd õigesti tehtud, et täitsa sellised õppimisvõimelised ja ägedad inimesed nüüd panevad selle kooli ukse kinni ja lähevad ellu. See on üks hästi valus teema, siin on nagu hästi palju kihte. Kõigepealt üks asi, mis tuleb nagu öelda, et riiklik õppekava on seaduse jõuga dokument. Ja kui õpetaja tunneb, et ta kodaniku kohustus on järgida seadust ja püüda riiklik õppekava täita täies mahus, siis seda ei tohi naeruvääristada kindlasti, et ma olen teinud nalju nende asjade üle, aga ma ei taha mitte kunagi nagu ühelegi tegevõpetajale ette heita, kes püüab täita seadust. Et see on meie kui kodanike kohus püüda ikkagi järgida maksimaalselt võimalikult tervel viisil seda, mis on seadustesse kirja pandud, et selliselt see demokraatia ka ju toimib. Teisalt ma ei ole päris täpselt aru saanud veel, kuidas tekivad riiklikusse õppekavasse nii-öelda need ainekavad või et mis sinna nagu kirja on siis saanud, et miks nad on seal. Nad ei tundu olevat alati kõige mõistlikumad. Nad ei arvesta väga sellega, et millised on õppija ressursid selle protsessi käisus, et kas see kõik, mis seal kirja on saanud, kas see selle aja jooksul, mis õppijale antakse nende omandamiseks, kas need eesmärgid on üldse saavutatavad. Näiteks ei ole ma kohanud ühtegi ajalooõpetajat, kes päriselt käsitleks Lähis-Ida konflikti juurpõhjuseid, hetkeolukorda, tuleviku lahenduse võimalusi, mille jaoks on gümnaasiumi riiklikus õppekavas suisa ette nähtud 82 minutit koos kontrolltööga. Et õpilane peab sellest aru saama, et arusaadavalt, et ajalooõpetajad üldiselt kipuvad selle siis niimoodi, et jah, seal on, aga seda võite lugeda siis ajalehest, on ju, et mis seal nagu täpsemalt toimub, miks see konflikt seal on ju, aga ta on riiklikus õppekavas, kuidagi need teemad on seal sees, nad on kuidagi sinna sattunud nüüd väga erinevatel põhjustel, sageli võib-olla konkurentsihirmust, võib-olla, et meid ei tähtsustata ja nii edasi, et käib pidev võitlus, et mis seal siis nüüd olema peaks ja
ja see ei ole loonud meile väga head süsteemi, et püüdsin selle aasta jaanuaris tegelikult, juba tundub, et hakkab uus aasta tulema. Ma käisin õpilasvarjuks enda kooli õpilasel, et vaadata, millega tema siis kokku puutub selle ühe päeva jooksul. Ja seesama kogemus, millega me tegelesime ja Toomas on ju ka sellel hetkel, kui me seda Kaia gümnaasiumi õppekava püüdsime kokku panna, et nüüd sellest riikliku õppekava eesmärkidest püüda kokku luua mingisuguseid tervikuid. Sest ometigi me kujutame ette, et gümnaasiumi lõpetaja nii-öelda teadmiste süsteem tema peas moodustaks kokku mingisuguse terviku. Sest et seda me eeldame, et haridus aitab seda tervikut luua. Gümnaasiumi lõpetaja, miks ta on hästi oluline, on sellepärast, et see on viimane hetk üldjuhul õppija elus, kus ta käsitleb kõiki neid erinevaid distsipliine koos. Järgmine aste on juba ülikool, kus toimub spetsialiseerumine, vähemalt siis selliselt kas loodustäppisteadused, humanitaarteadused või sotsiaalteadused, vähemalt sellisel tasandil toimub see spetsialiseerumine igal juhul ära või läheb ta kunsti või kuhu iganes, aga ta haridustee läheb järjest kitsamaks. Ja kui on sisse kirjutatud, et igal õppega, kuna ma olen ka ülikoolis töötanud, siis on hästi huvitav märge, mis on, et õpingute eesmärgiks on muuhulgas alati lõpetaja on võimeline jätkama haridusteed järgmisel haridusastmel, ehk et ülim eesmärk on kõikidest justkui välja kasvatada lõpuks doktorikraadiga spetsialist, kelle teadmised maailmast on ülimalt kitsas valdkonnas väga sügavad. Et gümnaasiumi lõpp on selle tõttu äärmiselt tähtis, et need teadmised peaksid moodustama õppija peas mingisuguse süsteemi võimalikult laiast ampluaast. Ja siin tuleb nüüd leida lahendus. Meie lahendus oli Liisaga koos kooli rajamisel, et me istusime õpetajatega maas ja sõna otseses mõttes unistasime 2, 3, 4 päeva, aga see ei ole ka lõpuni veel kõik jõudnud, et me ikkagi tegeleme sellega, et kes on meie lõpetaja. Milliste tunnustega on meie kooli lõpetaja. Ja mis on tõesti hämmastav, et ega selles unistuses väga üles ei kerkinud need akadeemilised teadused. Et need on nagu seal taustal ka, aga üles kerkisid väga tugevalt need asjad, mida me nimetame üldpädevusteks. Ehk et see, kes sa ikkagi inimesena tegelikult oled. Ja need üldpädevused on huvitaval kombel ka riiklikus õppekavasse täiesti kirja pandud, aga need ei ole, et neid nagu eeldatakse, et need omandatakse kõige selle muu seas. Et sellega tegeletakse siis sellel ajal, kui see 82 minuti jooksul õpilane õpib ära, mis seal Lähis-Idas ikkagi juhtunud on, et seal nüüd see sajandit kestev konflikt toimumas on, et mis need juurpõhjused asjad see nagu on, et ta muuhulgas õpib ära ka näiteks selle, kuidas ta on, kuidas olla hea partner enda kaasale. Et seda nagu ei juhtu. Aga kui luua see süsteem, et õpilased saavad hakata seda süsteemi enda peas kujundama, neile luua see reflekteerimise võimalus, et nad õpiksid ennast reflekteerima, siis meie oleme enda jaoks sellise kontrollmehhanismi loonud, et aru saada, kas me oleme hästi toiminud, on meie küpsuseksam, mis põhineb siis kooli õpetajate unistustest sündinud üldpädevuste mudelil, mille kontekstis toimub meil mentorlussüsteem ja toimuvad siis rohkem ja rohkem me pürgime selles suunas, et tõesti need üldpädevused oleksid päriselt õppimise osa ka, et me pöörame sellele tähelepanu ja me tegeleme sellega õpilastega koos ja õpilased väljendavad enda õppimise kogemust, enda kogemust eksamil nii-öelda väljaastumisvestlusena. Ja see kirjeldas, kuidas nemad ise märkavad enda õppimist, enda kujunemist, enda muutumist, enda väärtuste kujunemist ka gümnaasiumi jooksul. See on meie jaoks tagasiside, et me vist oleme liikunud ikkagi õiges suunas.
et kui rohkem õpilasi, eelmine aasta lõpetas esimene lend, meie oma päris lend, et väga hea oli kuulda nende õpilaste refleksioone, kuidas nad ise kirjeldasid, mida nad on enda kohta õppinud, kuidas nad on õppinud õppima, aga kuidas nad on õppinud ka muudel viisidel toimima. Et see on niisugune lühike vastus. Et kuna ma arvan, et see on väga oluline teema, et lihtsalt ma palun, et äkki selguse huvides sa ütleks ka mõne näiteks mõne selle üldpädevuse ja siis võib-olla isegi ka mõne unistuse, milleni te jõudsite, see oleks väga huvitav teada. Meil on see süsteemist mul esimene asi, mis seal selles tabelis esimene on enesetõhusus. Et inimene teab, kuidas ta ise toimib, mis on talle hea. Nii toitumine, liikumine, sotsiaalsed suhted, kogukonnas toimetulek, toimetamine. Seal on ka sellised ettevõtlikkuspädevus ehk et ma julgen midagi ette võtta, ma tahan korraldada midagi, et asjad läheksid paremaks. Ja meil on loomulikult hästi palju meeletult nad tegelevad koostöötamisega, et koostööoskused, töötamine grupis, võtta grupis erinevaid rolle, juhtida gruppi, olla seal kaaslane, panustada. Et nendesse tegevustesse me panustame tohutult palju. Ja õpioskused, kõige elementaarsemad, lihtsamad õpioskused, aja juhtimine kas või juba. Aga ka sellised asjad nagu kodutunne, et kodutundel põhineb meie kaitsetahe, aga see ei pea olema relvastatud konfliktiks valmistumise tahe ainult, vaid see on ka soov ja tahe, et kui ma olen teinud hiiglama hea karjääri, et siis ma tahan ja toetan seda kohalikku jalkamansat näiteks, on ju. Et sellel õppijal tekiks positiivne side, positiivne seos just selle kodupaigaga, kui ta teeb tiiru maailmas ära, et oskaks tulla tagasi sellesse kohta, et just see on kõige parem koht keskkonna mõttes, kus enda perega luua. Et aidata kaasa selle kogukonna arengule ka, et nad ei jääks võõraks, vaid nad oleksid ikkagi omad. Et ka see oli meie üks unistus, rahvuslus selles heas mõttes, mitte selline, milliseks ta praeguseks ka kujunenud on, et me tunneme uhkust enda kultuuri, enda väärtust, enda suhete üle. Et need olid päris sügavad arutelud ja ma usun, et see on üks nipp, mida me võiksime soovitada ka kõikidel teistel, et sellise kooli, ka toimiva kooli puhul aeg-ajalt võtta lihtsalt ja mõelda läbi, et aga mis meie unistus on, mis on meie eesmärk, kes on meie lõpetaja, millisena ta välja läheb meilt siit. Kas ainult see on meie eesmärk, et nad lõpueksamid on kõik teinud tohutult kõrgetele tulemustele või nad lähevad välja selliste inimestena, et me oleme külvanud need seemned, et nad saavad elada õnnelikku elu. Me teame, et see teismelise ea lõpp ei pruugi veel peegeldada kõike seda tarkust, mille nad on omandanud, sest et see pesast lahkumise tung selles eas on pesast lahkujatele, nagu me oleme, ikkagi oluline. Et kõik see eemale tõrjumine ja see on nagu loomulik käik seal asjadel. Aga et see läheb ühel hetkel üle, et siis nad oskaksid tagasi tulla, et nad oskaksid, siis tuleks neil meelde, et ja ma kuulsin seda, mul on see seeme kuskil seal sees, et õpetajad neid vilju paraku näevad väga harva vilistes kokkutulekutel vahel ja siis ajalehes näeme, aga see on ka omamoodi rõõm tegutseda, et jah. Nii, aga siis anname sõna Zoomi, et kas valjuhääldi töötab. Või on kirjalikult. Ja osad kuulajad lahkuvad, aga aitäh, järgmise korrani.
ja ühesõnaga küsige, et kui on sul on küsimus, siis palun küsi lihtsalt Mihkli käest. Või mõte. Või tahad vastu vaielda, et ma olen täiesti valesti aru saanud milleski, siis see on mulle ka tohutult abiks. Et mulle midagi, et ma teistmoodi saaksin asju ka näha, et see on ka väga abiks. Senikaua, kuni Zoom mõtleb, et mina kuidagi nagu kippusin tagasi tulema ühe selle suure elevandi juurde, mis siin meie selles õppimise ökosüsteemis on nüüd nagu väga tugevalt sees, et noh, mul on nagu mitme nurga alt, et kuidas sa näed, et kõik need teemad, mis seostuvad tehisintellektiga, sellega, kuidas me seda täna kasutame, et kuidas need sellesse sinu õpikäsitlusse sisse lähevad ja võib-olla veel natuke üldisemal tasandil, et noh, et kuidas noh, kuidas Kaia haridus ja tehisintellekt näiteks nagu käivad kokku või käiks kokku või kuidas see nagu sellesse Kaia hariduse mudelisse võiks nagu ära mahtuda, et sihuke küsimus tiirles. Ega mul ei ole väga häid vastuseid. Noh, minu jaoks hetkel on võib-olla see tehisintellekti teema ka liialt kuum. Et ta on, noh, me oleme, kes me oleme siin juba on ju rohkem kui pool sajandit maa peal olnud ka, on ju, me oleme näinud igasuguseid süsteemi muutuseid, et tuli internet, enne seda tuli veel PowerPoint, et siis algul on nagu tohutu elevus, on ju, et noh, internetiga oli ju sama, Google Translate hakkas tõlkima, on ju, noh, et ei olnud teatud tüüpi ülesandeid mõtet enam õpilastele anda, on ju, aga samas me ei tohi nagu, me ei saa seda ignoreerida, nüüd on purgist välja lastud. Me peame vastu võtma need tagajärjed, mis sellega nüüd nagu ka kaasnevad. Ja parim, mis me teha saame, on see, et me anname õpilastele siis oskuse, kuidas selle tööriistaga toime tulla, kuidas seda tööriista enda jaoks parimal viisil ära kasutada. Ja siin tuleb nüüd mängu see, et kas me anname õpilasele juba väga varajasest õppimise faasist kaasa selle oskuse, et hakata nautima õppimist ennast ka. Et kas ta on, mille jaoks, kuidas ta õpib, et see õpioskuste arendamine on minu meelest siin nagu võtmesõnaks, et osad õpilased jõuavad selleni, et nad saavad aru, kui destruktiivne võib see vahend ka nende jaoks olla. Samas ta on abivahend, mis saab väga palju ka meil abiks olla, et me ei saa nuge noa kasutamist keelata õpilasel, lapsel, sest ühel hetkel on ta 18 ja siis ta ei oska nuga kasutada, ta lõikab endale näppu. Et parem on anda talle see nuga võimalikult varakult kätte, võimalikult hea terav ja näidata ette, mida selle noaga teha saab, et mis oleks see mõistlik kasutus. Kindlasti mõni tapab inimese ära või looma või teeb midagi paha ka sellega. Aga väga paljud hakkavad õppima selle abil tegema väga ilusaid, häid, kasulikke asju ka. Et midagi samasugust me peame tegema nüüd selle tehisaruga ka. Ta on purgist välja lastud džinn, kellega meil võib tulla ootamatu tagajärgi. Teisest küljest ma lohutan ennast sellega, et meil ei ole piisavalt enam energiaressursse, et seda tehisaru nüüd tohutult palju üleval hoida ka. Et ta on tohutult ressursimahukas. Et see tuleb ühel hetkel talle piiranguks ette, et ta ei saa lõputult areneda. Aga siinkohal mul meenub hundiallikal üks rännak, mille me tegime, ma ei tea, kas sa, Toomas, mäletad. Et mul oli selle rännaku tulemusena tekkis see kogemus, et inimühiskond on jagunenud kaheks, kus üks on liikunud sellise low-tech eluviisi poole ja teine on liikunud sellise väga-väga high-tech eluviisi poole. Ja siin see kipub natukene realiseeruma praegust, et
et see tehisaru tekitab väga tugeva segregatsiooni maailmas. Et need riigid, kellel on relvi, jõudu rohkem, nemad saavad endale tehisaru lubada ja nende arengutee läheb ühes suunas. Ja on teised riigid, kellel ei ole seda tehisaru kasutamise võimalust ja nemad peavad leidma siis ka selle teistsuguse elamise viisi. Et sealt võib tulla häid asju, aga ma näen ka seal väga palju ebameeldivaid, ebamugavaid, meie põlvkonnale välja kujunenud mugava elukorralduse suuri muutuseid sellega, et see ei säilu sellisena, ta ei pruugi säiluda. Et pigem ta praegust ei säilu. Nii, viimane võimalus, Zoom. Kas keegi soovib Mihkli käest midagi küsida? Kui ei, siis Mihkel, äkki jäi sul midagi ütlemata? Noh, kindlasti on väga palju, siis ma nagu mõtlesin, et kogu aeg tuleb selle asjaga juurde, aga mida ma soovitan, et me oleme ennast nagu ära isoleerinud väga palju ökosüsteemidest, et minna päriselt ökosüsteemidesse, minna päriselt käia, kadunud Frediusi sõnad ju, mis vastab ju tõele, et kui sa tahad päriselt midagi kogeda, midagi uut õppida, siis käi neid samu radu uuesti, et selles on niivõrd palju seda sügavust õppimise enda kohta, et sa käiksid seda mõtet uuesti läbi, aga sa käiksid ka seda rada või selles kohas uuesti ja püüaks vaadelda seda, püüaks selle kohaga kontakti saada, selle kohaga suhtlema asuda ja nii keeruliselt võib-olla, kui see meie kultuuriruumi inimestele see võib tunduda, aga tegelikult ühel hetkel see suhtlemine seal selles kohas saab täiesti ka toimuda ja siis see õppimine muutub väga-väga sügavaks seal. Aga selleks tuleb lihtsalt käia looduses ja olla loodusega kontaktis. Et seda ma soovitan küll kõigil praegust. Ükskõik mis aeg. Sellepärast on koer väga hea, et iga hommik käia see rada temaga uuesti läbi, tema leiab sealt alati uusi asju ja ka mina leian sealt neid asju uusi. Et kõik on õpetajad, kõik me oleme üks.